Jah, tere päevast. Minu nimi on Margus Jõemaa. Tere, hea veebivaataja. Mõtlen siis, et vahelduseks võiks rääkida millestki lihtsast, aga põnevast maksundusest. Siin vajutan lihtsalt paremale suunavat nuppu, jah, ilmselt. Ma räägin paar sõna endast ka enne, selle kohta mul slaidi ei ole. Olen maksuvaldkonnas tegev pea 10 aastat. Alustasin kunagi Maksu- ja Tolliametis, liikusin edasi audiitorbüroosse Ernst & Young. Nüüd viimased 2 aastat siis advokaadibüroos Klimsted, maksuõigusele spetsialiseerunud jurist. Ja see tänase presentatsiooni mõte on siis rääkida ühisrahastuse maksustamisest eraisikust investori vaatevinklist. Paar sõna ja mõtet on ka OÜ tasandil, aga ma arvan, et sellest räägib järgmine esineja juba detailsemalt või saab nagu täpsema pildi. Mina räägin peaasjalikult sellest, mis puudutab, kui te investeerite oma raha ühisrahastusplatvormidesse eraisikuna. Kuidas seda tuleks deklareerida ja mis see maksu tagajärg üldse on. Mõned üldised selgitused. Tulumaksumäär on meil aastal 2015 20%, kes ei ole veel ära harjunud. Eelmisel aastal oli 21. Nüüd 20. Tehingud, mida tehakse Bondora, oma raha, kõikides muudes laenuplatvormides, ei lähe automaatselt teie eeltäidetud tuludeklaratsioonidesse. Et kui me tänapäeval oleme väga palju harjunud, et märtsikuu saabudes tuludeklaratsioon lihtsalt paari klikiga ära kinnitada, võib-olla lisada sinna pigem just neid mahaarvatavaid kulusid, eluasemelaenu intressid, koolituskulud, mis iganes pensionisambad võib-olla, mis ei ole võib-olla kõige korrektsemad seal kirjas, siis ühisrahastus platvormides teenitud tulu tuleb ise juurde kanda. Seal tuleb ise üles leida need lahtrid, need read ja välja selgitada siis ka see osa, mis üldse on nagu intressituluna teenitud või siis mõne laenunõude müügist saadud tuluna tuleb deklareerida. Ehk siis see on üks, ma arvaks, oluline punkt. Ja teine võib-olla oluline punkt sissejuhatuseks või üldiseks selgituseks on see, et maksustamisele kuulub kogu see tulu, mis kalendriaasta jooksul on teenitud, ehk siis seda maksukohustust ei saa kuidagi edasi lükata, eraisikuna mitte. Meil on küll olemas selline asi nagu investeerimiskonto, aga laenud sinna alla kahjuks ei kuulu. Ehk siis selle mõtte võite ära unustada, kahjuks. Tänasel päeval vähemalt, et võib-olla kunagi liigume sinna suunda, kus seda investeerimiskonto alla sobivate finantsinstrumentide ringi laiendatakse ka nagu sellisele varaklassile, aga täna on seis selline. Mida veel tahaks ära öelda on see, et olenemata sellest, mis riigis see laenuplatvorm on registreeritud või tegev, on ta Eesti, Läti või Soome, siis Eesti eraisikutena te deklareerite kõik intressitulu. Kas ta on siis Eesti platvormi kaudu või välisriigi platvormi kaudu. See on see maailmatulu printsiip, mis siin punktina 4 kirjas on. See, et välisvaluutas saadud tulu arvestatakse ümber eurodeks, ma ei tea, kui palju tegelikult see seda valdkonda puudutab. On siin Ühendkuningriigid vist on nagu see koht, kus ta võib nagu kõne alla tulla, et sellisel juhul lihtsalt teadmiseks, et eurodesse tehakse ümberarvestused siis vastavalt raha laekumisele. Ja kui on mingid valuutakursi kõikumised, et varasem investeering sai tehtud siis kõrgema kursiga, kui nüüd saadud tagasimakse, siis ütleme sellised arvestuslikud valuutakursi erinevused, neid arvesse võtta ei saa. Et see lihtsalt ka teadmiseks.
Panin siia lõppu veel selle, et deklaratsioone saab parandada. Eraisiku deklaratsioonide parandamisõigus on 3 aasta jooksul. Ma lihtsalt olen nagu näinud tihti seda, et see kuidagi jääb 2 silma vahele või seda ei teata. Et midagi läks valesti, deklaratsioon esitati ära, nüüd kratsitakse kukalt ja öeldakse, et mida nagu teha, et sai nagu rohkem makstud, aga ei tulda nagu selle peale, et ma lihtsalt esitan siis uuesti. Et võib-olla ei saa seda teha läbi e-maksuameti, tuleb minna koha peale, paberkandjal esitada see varandus, aga selline võimalus on olemas, seadus seda lubab. Nii, nüüd täpsemaks räägime kõigepealt läbi siis intressitulu maksustamise ja siis pärast räägime natukene laenunõuete ostust ja müügist. Intressitulu maksustatakse brutopõhimõttel. Hästi igav nagu sõnastus, aga mida ta tähendab, on tegelikult see, et maksu alla läheb kogu summa. Mitte mingit mahaarvamisi ei saa teha. Et oled sa selle laenuraha, mis sa ise nagu välja annad, omakorda laenanud või on sul mingid muud kulud sellega seoses, et sa seal nagu tegev oled, siis esimesest eurost läheb 20% tulumaks. Deklareerimine on meil teadaolevalt siis 31. märtsiks, eraisiku tuludeklaratsioon. 15. veebruarist minu teada vist avatakse e-maksuameti süsteem. See on juba tehniline nüanss, aga lihtsalt 31. märtsiks hiljemalt tuleb 2015. aasta tulud siis ära näidata deklaratsioonil. Ja tasumine toimub siis intressitulu osas 1. juuliks. Selle kohta saadab Maksu- ja Tolliamet teile kirjaliku teate, palju te riigile võlgnete. Ja siis hiljemalt 1. juuliks tuleb see ülekanne teha. Oluline on vahet teha sellel, et kuna nii palju, kui mina olen aru saanud, on siin erinevaid väljamakseid. On võimalik saada intressi, on võimalik saada viivist, võib-olla on isegi mingid leppetrahvid. Siis ehkki ta nagu lõppkokkuvõttes matemaatiliselt nagu vahet ei oma, et tulu on ta kõik ühtemoodi, aga lihtsalt deklaratsioonis on erinevad tululiigid, mis tuleb ära tähistada. Palju sa oled saanud intressitulu, palju on seal viivis, palju on seal näiteks mingi leppetrahv, ütleme. Et need tuleb eraldi välja tuua, aga ütleme nii, et maksu summaarselt ta nagu vahet ei ole. Ja mis on kõigile muidugi negatiivne uudis, mida ma saan aru on palju küsitud, mida peetakse ebaõiglaseks, on just see, et lootusetud laenunõuded, hapuks läinud laenud, need tegelikult intressitulu maksustamist kuidagi ei mõjuta. Kui ütleme näiteks on 2014. antud laen, on teeninud aasta jooksul intressitulu, 2015. aasta märtsikuus sa selle tulu deklareerid, maksad sealt tulumaksu ära ja 2015 laenu tagasimaksed lõppevad, isik kaob silmapiirilt ja see laen muutub lootusetuks, siis seda 2014. aasta tuludeklaratsiooni sa sellepärast muutma ei saa minna. Ehk siis tegelikult sa oled kahjumis ja ka riigile maksnud tulumaksu summalt, mis tegelikult on nagu lõppkokkuvõttes sulle miinust toonud. See on lihtsalt nii, kuidas meie tänane tulumaksuseadus seda põhimõtet on kirja pannud, siin ei tasu süüdistada Maksu- ja Tolliametit, tema lihtsalt täidab seadust. Ja tahtsin välja tuua ka selle, et intressi kapitaliseerimine, ehk siis kui teha selline käik, et lepitakse kokku, et intress ei tasuta, aga see liidetakse põhiosale ja siis selle liidetud osa pealt hakatakse omakorda arvutama intressi, ehk siis intressi kapitaliseerimine. See loetakse maksustamise mõttes tasaarvestuseks ja tegelikult loetakse ka intressi tasumiseks. Ehk siis tegelikult sa küll nii-öelda
raha pole nagu selles mõttes nagu taskusse saanud juurde, aga maksunduslikult oled sa siia intressi kätte saanud ja sealt tuleb tulumaks tasuda. Niiviisi. Tõin siia lihtsalt välja ka selle, kuidas see vormiliselt, mis lahtrid tuleb üles otsida ja kuidas te võiks näiteks Pandora AS näitel näha, et see on ka võib-olla selles mõttes ta lihtsustab ilmselt seda deklareerimisprotsessi, et nagu üksikuid laene ei ole eraldi vaja välja tuua, et kes seal taga on ja seda vist tegelikult ka ei teata või ei olegi võimalik välja selgitada, kes on see konkreetne eraisik või osaühing, kellele see laen on nagu läinud. Aga piisab sellest, et tuua välja siis erinevate laenuplatvormide lõikes. Et nii palju sealt väljamakseid ja mis liiki tulu. Sendi täpsusega. Ma ei tea, miks ma selle siin nii kirja panin, aga jah. Nii. Räägime natuke laenunõuete müügist ka, kuna see on selline teine siuke nagu teema, kus mingi tulumoment võib nagu tekkida. Maksustamise tähenduses me räägime siis laenunõude müügist kui nõudeõiguse võõrandamisest, nõudeõiguse müük või vahetamine ja sellelt tekkivalt kasult või kahjult. Kasu on siis soetusmaksumuse ja müügihinna vahe, et tinglikult võibki siis öelda, et soetusmaksumus on see laenu põhiosa ja müügihind siis kas seda müüakse juurde või allahindlusega, et kas investor või siis müüja arvab, et see laen teenindab ennast korrektselt lõpuni, siis ta paneb sinna selle eeldusliku intressi tulu nagu otsa sellele põhisummale, kui ta arvab, et sealt tuleb vähem tagasi või keskmiselt, siis sellest hind nagu minu arusaamist mööda nagu sõltub. Aga maksustatavaks siis loetaksegi seda, et kui palju ta sinu esialgse põhisummast üles või allapoole jääb. Ma arvan, et siin võib-olla see nagu dokumentaalselt tõendatud kulud, mida saab maha arvata. Kas keegi oskab tuua, on siin nendes tehingutes mingeid lisakulusid välja arvatud, vist selle laenuplatvormi komisjoni mingit tasu? Taavi, oskad sa juurde rääkida? Tavaliselt on portaalis ja komisjoni tasu, et see muud ei ole. Okay. Et siis selle, et sa saate, aga selle tasu tavaliselt kas ostja või müüa? Olenud platvormist üldiselt mõlemad. Kui mõlemad, siis... Et see ostja tasub nagu enda poolt, müüja tasub enda poolt. Okei, selge. Siis igal juhul see summa saate oma sellest kasust maha arvata. Ja siis viimase punktina sellel slaidil tõingi välja ka selle, et kindlasti on kasumlikke tehinguid, võib-olla kahjulikke tehinguid, kahjuks neid omavahel tasaarvestada ei saa. Kõike vaatame eraldiseisvalt, igat tehingut, kas sellest tekib tulu või mitte. Et nii ta on. Ma täpsustuseks siis, et ühesõnaga süsteem on nii, et kui saad kasu, siis maksad tulumaksu, kui saad kahju, siis oled sellega õnnetu ja kõik. Jah, võib nii öelda küll, et kahjuks meie tulumaksuseadus on selles mõttes ühelt poolt on muidugi hea, et on nagu lihtne ja erandite vaba, teisest küljest jälle nagu halb, et ei ole sellised eriregulatsioone olukordades, kus neid oleks tegelikult vaja ja kus maksumaksja tegelikult ju tunnetab üsna tugevat sellist nagu ebaõiglust, et ühelt poolt võetakse, teiselt poolt, kui ma kaotan raha, siis mingit kompensatsiooni või sellist nagu vähemalt tulu vähendust nagu ette ei ole nähtud. Aga nii ta on. Ja, mingi mõte oli siin. Selle asja nimi on risk. Just, väga õige. Et kui julge hunti rind on rasvane ja kes kardab seda kahju, see ilmselt lihtsalt nendesse tehingutesse ei astu.
Ja siin ka jälle lihtsalt välja toodud, kuhu mida kritseldada. Tasumine maksusumma osas on teine kuupäev kui intressi osas. Natuke hiljem, 1. oktoober. Mõned mõtted, mida teha sellises olukorras, kus see ebaõiglus nagu hakkab närvidele käima. Järgmise ettekande teema on üks lahendus loomulikult kasutada äriühingut investeerimistegevuseks. Et selles mõttes eraisik versus osaühing investeerimine maksude seisukohalt on ikka ääretult palju nagu soodsam. Just selles mõttes, et sa saad ise oma maksukohustust siis edasi lükata, kõik võimalikud lootusetud nõuded, kahjumlik, kõik see saad arvesse võtta ja maksad tulumaksu ikkagi ainult reaalselt sellelt summalt, mis on su tulu ja mida sa osaühingust välja võtad. Et see muudab selle tegutsemisvormi võrreldes siis eraisikuna tegutsemise nagu siin on nagu mäekõrgune vahe. Ma panin selle nagu miinusena kirja, võib-olla praktika on tänapäeval natuke muutunud. Vähemalt minu kogemust mööda on lihtsalt osaühingute igasugused tehingutasud pankades ja asjades suuremad. Võib-olla ma eksin, aga see on nagu miinus ja milleks osaühingut ei tohiks või ei sobi kasutada, on investeerimine aktsiatesse, kus sul ei ole vähemalt 10% osalust. Sealt tuleb dividendide topeltmaksustamine, aga see ei ole pigem tänase ettekande teema, ta lihtsalt sai siia slaidile kirja praegu. Mida võiks nagu lahendusena üldse nagu kaaluda ja mis nagu minu mõte oli, kui ma hakkasin seda teemat lihtsalt endale ka selgeks tegema, et jah, intressitulu osas tekib see ebaõigluse moment. Et sa maksad intressitulud tulumaksu ära, aga samas sul jääb see risk, et laen läheb hapuks. Et kas saaks sõlmida selle laenulepingu nii, et intress tasutakse kõige viimases osas. Et seni, kuni laen ei ole põhisumma osas tagasi makstud, intressi ei maksa. Et ma ei ole 100% kindel, kas ta nagu nende laenuplatvormide äriloogikaga kokku läheb, kas seda on üldse võimalik nii kokku leppida. Ütleme, need juriidiliselt siin probleeme ei oleks, aga võib-olla igasuguseid muid tegureid, millega ma praegu ei oska praegu arvesse võtta. Aga see oleks minu meelest üks mõte. Jah. Ma ütleks kohe, kus siin probleem on see, et inimene maksaks selle põhiosa arvestus ära ja siis ta rohkem ei maksaks, sest et õhku jäänud intressi pealt lisaintressi arvestada ei tohi, samal ajal kui põhiosa võlgnevuselt tohib. Ehk siis oleks juriidiliselt kohe jokku võtta laenu, maksad põhiosa ära ja see intress on seal täpselt nii, nagu ta on põhimõtteliselt. Jah, see on muidugi hea nagu märkus, et ühesõnaga siin tuleb nagu aru pidada veel selle üle, et jah, kui see on niisugune reaalne risk, et enamus turgu niimoodi käituks, siis ta ei ole nagu lahendus, aga arutada seda minu meelest nagu tasuks, äkki on mingi elegantsem lahendus, kuidas see ära siduda nii, et enne põhiosa tagasimakset me lihtsalt siis intressi küll nõuame sisse, aga seda intressi ei loe intressiks. Ühesõnaga, ma ei tea veel täpselt seda, ma pean natuke veel mõtlema. Aga mis oleks muidugi elegantsem lahendus, oleks tegelikult tulumaksuseaduse muudatus, olgem ausad, et lihtsalt muuta natuke tulumaksuseaduse paragrahvi 17, sõnastada ta näiteks nii, et maksustatavaks tuluks loetakse see, mis põhiosa ületab ja nii ongi asi nagu lukus, et pole nagu midagi rohkemat vaja kellelgi võimelda ja mingeid, kes ei taha endale osaühingut asutada, siis milleks selliseid inimesi nagu sinna nurka nagu praktiliselt nagu sundida, et
see oleks muidugi elegantsem lahendus minu meelest. No, omalt poolt täienduseks võib-olla, et veel lihtsam oleks äkki investeerimiskonto seda mõistet natuke laiendada. Jah, ka väga hea mõte ka see tegelikult, et noh, küsimus minu meelest taandub natuke sellele, et vaja oleks kas mingit katusorganisatsiooni või noh, sükast nagu survestamist on praegu siin vaja, et noh, tuua välja see probleemkoht, et eraisikutel on huvi ühisrahastuse vastu, on soov seal investeerida ja tegutseda, aga maksuseadus on natuke ebaõiglane ja siin väga lihtsa muudatusega saaks tegelikult selle kitsaskoha kõrvaldada. Nii et nii investeerimiskonto kui ka see intressi paragrahvi muudatused mõlemad tegelikult lahendaksid olukorra ära. Mul vist rohkem slaide ei olnud. Panin lihtsalt enda kontaktandmed. Kuidas me slaididega teeme? Kas sa saadad kõigile need automaatselt? Jah, kõigil osalejatele. Okay. Ma muidu panin need eelkõige sellepärast, et kes tahab slaide, et küsige või kirjutage meiliaadress üles, aga need tulevad niikuinii. Kirjutada võib ka, ma arvan, et kui on küsimusi. Võib kirjutada ka, helistada tohib ka. Noh, mõistlikul ajal. Aga olgu, aitäh teile. Ma veel sind ära ei laseks, et äkki on kellelgi küsimusi ja juba näen. Tervist! Küsimus selline, kas on ka mingit kogemust, kuidas Maksuamet seda kontrollib? Et selles suhtes, et kui ma teen panga ülekandeid näiteks Pandorasse, siis on minu tehingupartner on tegelikult Pandora. Et kas on nagu kogemusi kusagil, ütleme, kui mitte Eestis, siis näiteks Inglismaa, et kas Maksuametid küsivad kusagilt mingid laenulepingud või kusagilt välja ka? Lühike vastus on, et ei ole kuulnud. Ei ole isiklikult kogenud, et oleks sellist uurimistegevust tehtud, ei ole Eestis ega välisriikidest minuni jõudnud selle kohast informatsiooni. Fakt on see, et sellist informatsiooni saaks nõuda, kui Maksu- ja Tolliamet näeb, et siin on potentsiaalne tulumaksu varjamise koht, siis ta võib vabalt pöörduda Pandora poole, need andmed välja nõuda, teha ise oma Excelid ja siis hakata maksuteateid välja saatma. Et noh, iseenesest on natuke tänasel päeval selline koht umbes nagu ka see meie üüriturg. Et noh, paljud arvavad, et noh, kes sellest ikka nii väga nagu teada saab ja jätan deklareerimata. Aga noh, tegelikult noh, saaks tegelikult ka üürituru osas nagu väga nagu lihtsate vahenditega seda süsteemi nagu korrastada ja mingid andmed kätte. Et vastus sinu küsimusele, et ma ei ole küll kuulnud, et selliseid andmeid oleks nõutud kuskilt ja et oleks hakatud siis võrdlema, et kas eraisik on seda deklareerinud või mitte, kui ma küsimusest õigesti aru sain. Okei, võib. Jaa, et võib-olla lisaks selle teema juurde, et üks huvitav asi, mida veel jälgida on see, et pangasaladus sellisel kujul, nagu ta praegu on ära kadumas. Et alates järgmise aasta 1. jaanuarist saab Maksuameti infot teie kontode kohta, mis asuvad väljaspool Eesti Vabariiki ja alates 2017 kaob senisel kujul ka pangasaladus ära tava Eesti-sisestest kontodelt. Ehk siis ma ei tea, mis see täpne regulatsioon on, eks sellepärast, et see ei ole Eestis veel vastu võetud, aga Euroopa tasandil on see kokku lepitud, et sellise regulatsiooni kõik riigid kehtestavad järgmise aasta jooksul. Ehk siis Maksuametil tekib võimalus saada läbi pankade kontode infot. Et täna neil on ka see võimalus olemas, aga täna nad peavad argumenteerima seda ja nad ei saa seda päris niisama, aga neil peaks tekkima võimalus saada niisama nagu seda infot, mis kusagil pangakontol toimub. Nii et sellega tasub ka arvestada, et vaikselt, kes iganes tegelevad hallide asjadega praegu, et vaikselt korrastada ennast ja valmistada siis selleks 2017. Ja mõju, kas sa küsisid, kas see hakkab kehtima tagasiulatuvalt, ma ei tea, tavaliselt ei hakka, et ma regulatsioon ei ole vastu võetud, et ei tea, mis seal tegelikult lõpuks tuleb. Nii, oli veel mõni küsimus? Et kui küsimus ei ole, siis tegelikult ma teeks kiiresti ühe väikse harjutuse või laseks teil teha. Et ma kirjutasin numbrid üles. Alguses mõtlesin, et teeks intresside ja nii-öelda eeldatava tootlusega, aga siis mõtlesin, et läheb liiga keeruliseks. Et võtke pastakas paberi kätte, et vähemalt üks lauast võiks üles kirjutada, muidu läheb meelest. Et oletame, et investeerite kahe erineva strateegiaga. Mõlemal juhul investeerite 10 000 eurot.
ühel juhul tuleb investeeringust tagasi 7000 eurot põhiosa ja 5000 eurot intressi. Ja teisel juhul tuleb tagasi 9000 eurot põhiosa ja 3000 eurot intressi. Ehk siis mõlemal juhul on 12 000. Ehk siis arutage läbi, et kui palju kuskilt tulu teenisite peale makse. Kes arvab, et esimene variant või kes sai tulemuse, et esimene variant on parem? Et ikkagi 5000 eurot intresse ja oli vist 5000 selle. Üks laud. Okei. Kes sai tulemuse, et teine variant on parem? Okei, valdav enamus. Siis on hästi, siis on tulumaksu teema selge. Et jah, suurem intress alati ei tähenda paremat tulu. Ettevõtte puhul võib tähendada kergemini või ettevõtte puhul tegelikult suurt vahet ei ole. See vahe on, et sa said selle tulu suurema riski juures. Ehk see ei ole võib-olla kõige mõistlikum. Aga eraisikuna siis tasub vaadata, et mitte ainult intressi, vaid ka seda riski. Ja olen päris palju näinud seda, kuidas inimesed vaatavad, et ma võtan selle kõige kõrgema intressi, sest see on kõige parem. Aga tegelikult see risk on nii palju suurem, et su reaalne tootlus peale maksu on hoopis väiksem, kui sa väiksema riski juures saaksid. Et see on see oluline aspekt, mida siis eraisikuna tasuks tähele panna. On kellelegi veel maksustamise kohta mingid küsimusi või kõik on selge? Ja küll, siis ma tänaksin Margust. Sulle ka elamus.